kõva lahing anti, aga kokkuvõttes napp ja valus 2-3 kaotus vastu võtta tuli. Naiskonnad on platsile tagasi tulnud, keskringist läheb mäng lahti, peakohtunik Stella Reinumägi annab vile ja sõidame. Hardi Tiitus ja teine abikohtunik Oliver Veske. Elval siis samal ajal rünnakuvõimalus on tekkimas, Tammeka Karisolasse on jõutud, kas päästakse pealelöögile, aga hetkel on seal ka saada, et pall kaaslasele kõrvale mängida, samal ajal Tammeka juba vastu tulemas liinide vahel, pallid mängitakse, Elva Karisolasse jõutud on, tuleb pealelöök ja see lendab taaskord värava raamistikust mööda. Hütsi murab ka hästi. Kahe kaitsevalt läbi, pall käib postist ka ära ja põrkab päris ohtlikult seal ka. Noortekoondistest talgi aktiivselt karastust on, pall tuleb värava ette ja esimese hooga ei pääse Elvaselt löögile, nüüd pääseb 19. minutil saab Elva naiskond oma selle hooaja naiste meistriliiga esimese värava kätte ja seda on näha ka kaamerapildist, kuivõrd korda see naiskonnale läheb. Kõik jooksevad seal kollektiivselt tähistama ja nüüd on see Tammeka paariminutiline peatolek suudetud kenasti ära karistada. Kodunaiskond Tammeka 0, Elva 1, esimest taaskord ise tulla. Tempo võib-olla jääb natukene madalaks, jõuab Tammeka tagaline esimese hooga tagasi sealt, aga Ütsile pannakse nüüd läbisööt ja Ütsi on minemas 1-1. Kas lööb Elva teise värava, hetkel on seal Tammeka puurilukk vahel Aasa. Ütsil uuesti võimalus, karistusalas seal korralik möll ja mürgel käib. Aga Elvalt taaskord ohtlikum võimalus ja vaatame, kas siit jätkuolukorrast tuleb peale löök. Pall lendab päris ohtlikult ja Elva saab teise värava kätte. Kauglöögist 24. minutil skoori tehakse ja muudetakse Tammeka elu ühes sellega väga palju raskemaks. Tammeka 0, Elva 2 ja see on ikkagi korralik Elva pidu hetkel, mis siin viimase 7+ minutiga lahti on läinud. Esimene moment jääb Ütsil realiseerimata, aga seejärel antakse tagaliinist kuuma ja saadakse see tavagi. Kui esimese 3 mängu ei saanud ühtegi ärakirja, kuidas siin selle kohtumisega juba 24 minutiga kahel korral skoor on tehtud, samal ajal pall Elvakate enda karistusalas. Ääre peale pall tuleb, tehakse siin konksud parema alaga, tuleb peale löök ka, aga taaskord raamistikusse mööda lendab ja nüüd üritatakse juba sedavõrd kaugelt peale lüüa ja ei ole taaskord paha üritus, aga see müüri jänes ette laseb sättida ja Aleksandra Kelly parema alaga peale löögil läheb, hästi kerib see pall, aga taaskord värava raamidest mööda. Kõrge palli üle liinide toob, nüüd on karistusalasse jõudu ka vaja, kui Kiivit palli sinna tahab panna, aga tundub, et sätib endale ise löögi peale, vasaku jalaga tuleb peale löök, jänes taaskord vahel. Rebast ette, seda teebki, suudab enne otsa palli säilitada, päris hästi liidub seal Kalamees, pall on väga ohtlikult lahti, päästakse peale löögile ja Hütsi paneb 3. ära. 59. minutil lööb Elva 3. tabamuse ära ja nüüd on Tammeka seis ikkagi väga-väga raske mängu järele jäänud osas. Hütsile ka värav kirja, seda on terve kohtumise vältel aktiivselt otsinud ja siin on Elva oma teed minemas. Elva kaitseliini ette, senderdus tuleb, pall ohtlikult lahti, päästakse peale löögile ka, jänes taaskord vahel. Hütsi samal ajal võtmas ette, kas pääseb ise peale löögile, pääseb peale löögile 4-0. FC Elva otsustab selle mängu, julgen öelda lõplikult ära juba 69. minutil, kui Kärt Hütsi lopib palli, teeb kliiniliselt seal kena konksu ja seejärel realiseerib hästi. Ei ole seal ka Tammeka puurilukul Aasal midagi teha. Ja Kertu Tälis Kalal uus võimalus. Parema alaga tuleb peale löök, jänes on nüüd seekord või tõrjumisel esimese hooga paistab natuke ebakindel, aga siiski. Ei ole senise teise poole aega naljalt olnud, tuleb siis peale löök, jänes tõrjub selle ja tuleb jätkumoment, uuesti Elva kaitse. Korralikult riputaks siin seljas, jäädaks murul lebama, aga tuleb peale löök ja see lendab 5. korda väravasse. Elva matab Tammeka lõplikult, ei saa sealt tartlased karistuslööki, Anne-Gret Kala sai päris korraliku laksu ja Elva saab veel viimast korda tähistada ilmselt senise kohtumise vältel, aga hästi tuldi sealt olukorrast välja ja pandi see peale löök teele ning esipost katmata oli ja Elva Tammeka seal korralikult seletamas on peakohtunik. Ehk siis Kale veel viimaseks, Tammeka viimaseks, Elva 6. Ja 2 lisaminuti järel saab see kohtumine läbi, Elva saab kollektiivselt tähistama asuda ja seda rõõmu on näha nende nägudest. 5-0 seljavõit neile kodunaiskond Tammeka üle ja igatpidi teenitult see saadakse. Luisa Männiste, korralik töövõit, palju väravaid ja kokkuvõttes suur 5-0 võit Tammeka üle. Räägi, millised on esimesed emotsioonid peale mängu, punkti ja väravarve mõlemad said tänasega avatud? Ja muidugi väga super tunne on, et väga ootasime seda hetke, et lõpuks väravad avada ja võiduarve avada ja et väga hea tunne on ja et veel tervimäng ka, et see on nagu ülihea tunne ühesõnaga. Avapoolel lõite 2, teisel kolmveerand tuli 3, ehk siis veel lisa juurde tuli, kuigi avapoole järel juba ka tundus, et suhteliselt hästi see kohtumine vähemalt väravate löömise osas teie käes on, et mis te veel vaheajal rääkisite, et teiseks kolmveerand tunniks uue käigu sisse saite lükata? Et jätkame samas vaimus ja et säilitame rahu ja et
et ma arvan, et üldiselt kõik nagu õnnestus ja me saime momentumi käima, et lihtsalt jätkasime samas vaimus. Sinu enda värava puhul ka päris suure distantsi pealt see tuli ja kenasti võrku lendas, et kas oligi niimoodi planeeritud, et vaatad värava ja asukoha järgi, kuhu pall naelutada või mis mõtted tollel hetkel peast läbi käisid? Ja muidugi läksin ikkagi väravat lööma, et jalg oli vaba ja läks hästi. Ja usutavasti järgmiseks voorus ka plaanid samasugused, jätkata ja püsida seal tabeli, nüüd tõusite tänase võiduga kenasti 6. positsioonile, kui võtta punkti arvame osas, et jätkata kõike seda ja kanda ka järgmistesse kohtumistesse kogu sinu poolt mainitud momentum üle. Ja muidugi, et oleme oodanud seda hetke ja nüüd siit võtame kindlasti kaasa ja lähme samamoodi edasi. Just. Seda on hea kuulda. Loviisa, ma tänan ja soovin palju edu. Ütleks lihtsalt, et Elva ründajad olid teravad, nad lõid oma võimalused ära. Meie seda ei teinud. Pallid tulid kasti ja me lihtsalt ei rünnanud neid. Et meil tegelikult nagu oli neid jookse liini taha, oli võimalusi, aga lihtsalt see viimane etapp ei puudu ja kaitses tegelikult ka sellist tugevat kontakti ei olnud ja need mängijad said lihtsalt jooksu ja said pöörata ja löögile. No, avapoolel tuli teil 2 korda pall võrgust välja võtta, tegelikult ise suutsite ka mingeid momente luua, sellest lõplikust kliinilisusest ja lihtsalt puudu. Teisel poolel samamoodi üritasite, oli näha, et tahte taha ei jäänud midagi, aga siis tuli juba 3 tükki välja võtta, et mis kokkuvõttes see vaheaja jutt oli, isegi kui see võib-olla täna niimoodi ei töötanud? Pigem oligi selline, et kui tekkis mingeid küsimusi, sellist taktikalises mõttes, et siis me üritasime neid natukene rohkem lahendada. Rääkisime natuke läbi, kuidas me pressingut muudame, aga seda skoori vaadates ega see väga ei õnnestunud. No, avavooru võidu järel on järjest tulnud teil ikkagi kaotusi vastu võtta, et hetkel karikavõistlustel langesite välja, liigas on tulnud järjest kaotused võtta, et on keerulisem periood, tundub hetkel klubis käsil siin selle lõpuvile järel tehtud koosoleku peal paistab ka, et ikkagi on vaja see mõõn seljatada. Ma ütleks jah, et ma eelmises intervjuus ütlesin sama, et meil on väga palju uusi mängijaid. Ja treeneri kohta pole midagi halba öelda, et lihtsalt ongi pigem see, et omavahel seda suhtlust juurde saada ja trenni kvaliteedi paremaks ja ma väga tahaks loota, et need mängud ja need võidud hakkavad tulema. Kaua ei ole nukritsemiseks aega, järgmise vooru kohtumine peatselt tulemas on ja usutavasti eesmärgid seal kõigil selged on, 3 punkti saada ja tabelis sealt põhjast ära tõusta, kuhu Elva teid täna lükkas. Jah, ma arvan, et me peame Sakule näitama, et see, et me eelmine kord kaotsime nii suurelt, et see oli juhus ja et sealt peab hakkama tulema, need võidud peavad hakkama tulema ja praegu nagu kaptenina mul on tegelikult väga kurb ja ma ei oska nagu midagi öelda. Loodame, et läheb paremaks. Anne-Gret, suur aitäh ja soovin ainult palju edu!